Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad! Aasta esimene suure slam'i turniir Australian Open on lõppenud ja on lõppenud niiviisi, et Ashley Barty võitis oma kodusel suurturniiril esimese tiitli ja Rafael Nadal teise Australian Openi tiitli, aga järjekorras 21. suure slam'i trofee. Kaia Kanepi jäi pidama kahjuks veerandfinaali, kaotades seal Iga Swiatekile. Ja nendest kolmest teemast me täna põgusalt räägimegi. Minu ainsaks vestluspartneriks täna on tennistreener Rett Reimal. Tervist! Tere kõigile huvilistele kaasaelajatele. Ja oleks pidanud meil siin Zoomi vestluses olema ka Riho Kallus, aga tal algas kell 4 Karulaugu tennisekeskuses mingi võistlusmatš. Ütleme nii, et jäi päris paljust ilma. No Rett, hakkame siis kõige värskemas pihta ikkagi, et toon sellise võib-olla roppu võrdlus, et ma ise tegin eile YouTube'i vahendusel ühe 30-minutilise jõukava, et täna hommikul selg natukene valutas ja ma olen 2 aastat noorem kui Rafael Nadal. Rafael Nadal lõpetas just 5 tundi 24 minutit kestnud finaali ja võitis ikka eepilise matši. Mingit väsimuse märki ei paistnud, tema pigem andis alla temast oluliselt noorema Daniil Medvedevi füüsis. Mis sa ütled, Rett, kuidas see 0-2 kaotusseisust väljatulek teoks sai? No, see on isegi raske, ütleme, neid emotsioone ja seda kirjeldada ja kõike seda asja kommenteerida selles mõttes, et mäng oli, ma ütleks, mängu vaatamine ise oli juba nii väsitav kogemus, et ma ei kujuta ette, kuidas mängijad seal seda mängu suutsid sellise intensiivsusega mängida, et see on kujuteldamatu täiesti. Teades ka, kui raske ja pikk teekond neil kuni finaalini oli tegelikult, siis arvestas veel seda, mis seal finaalis toimus. No ütleme nii, et ma arvan, et need inimesed, kes seda mängu vaatasid, saavad olla õnnelikud selle üle, et nad olid millegi väga-väga suure tunnistajaks. Et selles suhtes ma loodan, et võimalikult palju Eestist oli neid selle finaali vaatajaid, et see oli midagi erilist. Aga kuidas see õnnestus? Ütleme nii, et ma tooks siis selle võrdluse siin sellest Kia reklaamist, mis mulle väga meeldis, kus Rafael Nadal ütles, et kõik algab sellest ühest, nagu öeldakse, liigutusest või ühest sammust, et see ekstra, nagu ingliskeelse üldse extraordinary starts, kuidas see lause nagu oli? Lause oli põhimõtteliselt selline, et midagi erilist, et selleks, et midagi erilist juhtuks, saab kõigepealt esimese sammu tegema. Ja see, mis ta seal tegi 3. setis, ta tegelikult alustas sammu haaval nii-öelda mäkke ronimist, mõtlemata selle peale, et võib-olla kui raske ja kui pikk mäng see veel tuleb. Ja just see, mis moodi ta selle mängu võitis, kaotusseisus 0-2, olles ka 3. setis 2-3, 0-40 oma servil taga, et kõik märgid näitasid seda, et ma kujutan ette, mitte keegi ei uskunud, et Rafa sellest seisust veel välja tuleb ja võidab selle tiitli. Nii et see teeb kogu selle võidu veel erilisemaks. See, mil viisil ta selle matši võitis. Ma ütleks, et see on, nagu öeldakse, vaimutriumf, kõige suurem vaimutriumf, mida võib-olla üldse on nähtud Grand Slamidel. See on see põhiline põhjus. No juba peale esimest setti tegelikult väga paljud inimesed ei uskunud, sest Kihlveo kontorites oli Nadali koefitsient tõusnud 8,0 peale. Ega endalgi ei paistnud väga, et kus Nadal peaks nüüd mis relvaga ta peaks nüüd Medvedevit lööma, sest selge oli, et mida pikemaks mäng kujuneb, seda eeldavamalt peaks see Medvedevi kasuks ju mängima, kuigi jah, võib-olla see klikk käis mulle ära seal kuskil 3. seti keskel, et kui Nadal reketit keelestajale saatis, et kuule, siin läheb veel pikemalt, et... Ja. No seal tegelikult, kui algusest peale minna, siis esialgne mängupilt näitas tõesti seda, et mida pikemad punktid, seda suurem eelis oli just kui Medvedevile. Statistika näitas seda, et kõik punktid, kus oli 9 lööki ja rohkem, olid nii 70-30 Medvedevi kasuks. Aga see on nagu Rahval on Nadalil on see oskus, et ikkagi lõppude lõpuks, mida ta kõige paremini viival demonstreerib, et ikkagi ta suudab selle oma mängu step by step vähe haaval peale suruda, nii-öelda punkti haaval, esitab seda nii-öelda
surub seda oma mängu peale, et lõppude lõpuks kukkus välja vastupidiselt täpselt see mäng juba 4. ja 5. setis, et see statistika läks vastupidiseks. Et mida pikemaks punkt läks, seda rohkem šansse oli rahval punkti võita. Et eks siin mängis oma rolli võib-olla ka see, et kui ta 2-0 kaotusseisu jäi, et ta nagu mingis mõttes käis nagu väike klikk tal peas, et ta otsustas, et mulle jäi nagu kõrvalt selline mulje, et ta otsustas nii, et mängis justkui nagu see oleks ta karjääri viimane mäng, nagu öeldakse elu ja surma peale, selles mõttes, et jätta kõik absoluutselt sinna väljakule. Nii et just ta tagasi tulek oli kõige hämmastavam ja see mängustiil, et kõige hämmastavam on ka see, et ta ju tegelikult hakkas mängu arenedes aina paremini servima. Et see serv ju, kui me vaatame kas või ka seda viimast servi game'i, eks, et serv oli lõpus kujunes tal, kas nüüd võtmefaktoriks, aga serv kombinatsioonis agressiivse ründava eeskäega. Ja isegi me nägime mängu alguses, ta oli hädas, esimesed game'id oli väga närviline, oli näha, kui palju ta higistas seal, see käima tõmbamine, kuigi see on ennustati, et Nadal peaks kindlasti esimese seti võitma, et tal oleks mingi võimalus, et kõik see, ta tegelikult tõestas vastupidist sellele, mis arvasid kõik eksperdid, et ta kindlasti peab esimese seti võitma, et Medvedjevi jaoks ei ole nii oluline esimese seti võitmine. Aga ta tegi täpselt vastupidist ja kui ta alguses tagakäega, päris mängu alguses oli näha, et oli pinges rohkem ja võib-olla mõned vead rohkem tagakäega, siis nagu mängu arenedes ta nagu öeldakse, tõmbas selle vana mootori niimoodi käima selliste kõrgete pöörete peale, et lõppude lõpuks oligi nii, et ta dikteeris mängu sisuliselt juba, võib öelda, et mingil määral juba ka teise seti teisest poolest ja sealt edasi juba kogu ülejäänud mängu oli tema ikkagi see, kes põhiliselt dikteeris nagu mängu tempot ja sealt edasi oli siis nagu tema see, kes nii-öelda Medvedjevit üle kogu väljaku liigutas. Kui nüüd vaadata võib-olla Medvedjevile sinna kahe kõrva vahele, siis tegelikult ei paistnud ju, et peale teise seti võitu, et ta kuidagi väristama oleks hakanud, sest 3. seti otsustas ju kõigest üks servimure. Jah, tegelikult jah, aga 3. sett oli väga kõrge kvaliteediline mäng, et kõige hämmastavam oligi see, et ma arvan, enamik arvas, ka spetsialiste arvasid, et kui nüüd see teine sett läks ju Nadalile ära 5-3 peal, sett palli peal. Jah, seal oli mõlemalt poolt hea punkt, et selles mõttes midagi nagu kahetseda selle koha pealt ei ole, aga tegelikult see teise seti tiebreaki lõpp oli ju Medvedjevilt geniaalselt, enesekindlalt, agressiivselt mängitud, viimased 3-4 punkti ta mängis briljantselt täiesti. Tegelikult Nadalil ei olnud varianti seal teisesti tiebreaki lõpus, et kõik need märgid näitasid justkui, et nüüd nagu Medvedjevi teerull hakkab tööle ja juhtub midagi samasugust, mis oli sisuliselt US Openil Djokovic'iga. Aga nii nagu sa ütlesid, see 3. seti algus, kus Nadal palus seda keelestajat ja kogu see isegi see energeetika seal 3. seti alguses, see kehakeel ja see vaimne valmisolek ja kõik märgid nagu näitasid, et siit ta midagi kerget ei anna. Ja isegi nii imelikkusega pole Medvedjev tundus 3. seti alguses natukene nagu väsinuna paistis välja. Ja võib-olla vana kala Nadal tunnetas seda, ta võib-olla nägi, et see mäng ei ole kaugeltki läbi veel, et just kui ta nagu oli tasapisi leidmas võtmeid Medvedjevi vastu ja võib-olla haistis läbi, et vasta hakkab ka väsima ja tal on siin mängus peitud suur šanss. No 3. seti lõpus hakkas ju Medvedjev ka oma neid firmatrikke tegema, et kõigepealt plaksutas publikule tänutäheks, et nad nii palju Nadali poolt plaksutavad, irooniliselt muidugi. Ja siis oli tal ju üks pikem sõnavahetus pukikohtunikuga, sellepärast, et publik tahtis karjuda seal esimese ja teise servi vahepeal hästi palju ja kuidagi jälle kaotas nii-öelda emotsionaalselt kontrolli selle üle, et ta on tihtipeale sellest olukorrast välja tulnud isegi võidukana. Ja seda isegi toonud võib-olla üheks võidu põhjuseks, et ta sellele tähelepanu pööras, aga täna see tundus, et mängis kõik tema kahjuks. Ütleme nii, et väga-väga raskes situatsioonis oli Medvedjev. Tegelikult ta tuli ikkagi suurepäraselt sellega toime. Arvestades seda,
kuidas Nadal mängis, arvestades seda, mismoodi publik oli kõik Nadali taga. Ma tegelikult ütleks Medvedjevilt nagu väga kõrge kvaliteedine esitus ka vaimsel tasandil, et sisuliselt ma ei heidaks mitte midagi ette selle koha pealt, et lihtsalt keskmine sportlane ei ole sellises olukorras kunagi, ei satugi sellisesse olukorda, kus on tuhanded inimesed sinu vastu. Piisab, kui väiksematel turniiridel keegi mängib omavahel seal ja siis mingisugune käputäis inimesi, 10 inimest plaksutab vastu ja siis juba inimesed lähevad endast välja rääkimata sellest, kui kogu publik on sulle vastu, et see on tegelikult erakordselt mentaalselt raske olukord. Ja jah, ta lasi võib-olla natuke ennast sellest segada. Jah, ta seal, tema jaoks tundus, et oli probleem seal, kuidas pallipoisid palle andsid seal vahepeal, et tahtis palle ühelt poolt saada ja võib-olla natuke lasi ennast segada sellest ja ta teab, et see natukene noorteklassis tal oli sellega palju suurem probleem, et ta on selles mõttes on kõvasti arenenud selle koha pealt, et tal oligi, ma olen teda noorteklassis ka palju näinud, et tal oligi probleem, ta peeti väiksest peale väga andekaks mängijaks, aga siis just ta ei tulnud oma emotsioonidega piisavalt hästi toime. Aga nüüd ma ütleks, et ta on jah, nagu sa ütled, ta on selle kohati enda trumbiks keeranud selle, et ta suudab nagu nendes olukordades suudab nagu isegi teatud määral pinged enda kasuks tööle panna, nii et natuke kahju, ma olin ise ka Nadali poolt ja ma kujutan ette väga paljud tennisinimesed olid Nadali poolt. Et ta on lihtsalt selline eeskuju, selline kogu oma sellise oleku, kogu oma selle vaimse poole, selle läbi karjääri, selle arenguga, mis ta on saavutanud, kuidas ta mäng on arenenud karjääri jooksul, mida ta kõike nagu ka tennise väliselt teeb ja milline inimene ta on ja ka see üle kõige on loomulikult see tema vaimne tugevus, mis on eeskujuks kõikidele järgnevatele põlvkondadele ja kõigile tennisemängijatele üle kogu maailma, nii et ta on väga tugev inspiratsioon kogu oma selle tennisealase karjääriga, nii et selles mõttes sellepärast tal ka nii palju toetajaid on üle kogu maailma. Rääkides füüsilisest poolest, siis kas tänane matš näitas, et Medvedev peaks selle kall natuke veel vaeva nägema, sest krambid hakkasid jälle kimbutama, me oleme näinud ka varasemate 5-tunniste matšide puhul, et Medvedevil lõpuks jalad on kinni. Raske niimoodi siin sellist hinnangut anda, jah, nõus, et tal justkui lõppkokkuvõttes ikkagi, kui me vaatame, et vanusevahe on 10 aastat neil, et üks on 25, teine, jah, Medvedev on 96 sünniaastad, on siis jah, 25 peaks olema praegu ja Nadal 35, et selles mõttes justkui loogiline oleks, et 10 aastat noorem peab füüsiliselt paremini vastu, aga see on tihtipeale ka väga palju vaimsetes asjades kinni, et sellises mängus ma ei ütleks, et nüüd tal füüsilise taha liiga palju jääb, et võib-olla jah, täna oli niivõrd ekstreemne see mäng ja see turniir on mõlema jaoks ekstreemselt raske olnud tegelikult. Et jah, tõesti, kui finaal on 5,5 tundi, siis seal päris lõpus 4-5 sett hakkavad need nüansid mängima seal, kellel on hetkel parem, aga see konditsioon on nii palju vaimse poolega seotud, et selles mõttes jah, seal isegi Eurospordi kommentaatorid teid sellise huvitav asja välja, et kas peaks mängija saama võimalust lihtsalt kutsuda füsioot masseerima ennast, et justkui see on justkui ebavõrdne, et see on üks ühe vastu heitlus, et ainult siis, kui on tõsine meditsiiniline probleem, et tõmbad jala ära või midagi, et siis nagu oleks nagu põhjendatud kutsuda. Ei tea, see on ka nagu teema, mis nagu on selline arutelu kohta ja tennise. Mõlemale ikkagi võrdne, et Nadalil oli ka see võimalus. Jaa, just, et mõlemal on see võimalus, selle üle arutleti seal. Ma ei oska öelda, kas nüüd nii või naapidi, aga ühesõnaga jah, et seal oli näha, et ta oli hädas lihase probleemidega. Aga samas, kui vaadata Nadali, siis Nadal tulles tagasi operatsioonilt, tal oli vist põlveoperatsioon, et üldse 1,5 kuud tagasi ta arvas, et ta võib-olla, kas ta üldse saab jätkata, mis tasemel ta saab jätkata, täielik ebakindlus oli, et tal võis natuke seekord seda võis aidata see, et ta tuli ilma ootusteta turniirile peale, 0 ootust, et hea, et üldse saab mängida, võttis, ma arvan, iga punkt korraga, game korraga, mäng korraga ja püsis selles käesolevas hetkes kogu aeg ja seda oli ta mängust ka näha, et tegelikult arvata võib, et kui sul on võimalus niimoodi ajalugu teha, nagu ta tegi, et ikkagi
tekib nagu suur närvilisus lõpus, siis seda suurt närvilisust praktiliselt ei olnud näha, kui võib-olla välja jätta päris mängu algus, et seal oli näha teatud sellist käimatõmbamise närvilisust, aga mida mäng edasi, seda rohkem ja rohkem ja rohkem läks tema masin käima, seda paremini ja paremini tahaks mängima. Praktiliselt tema mäng kulges kogu aeg tõusvas joones. No Nadal viimati võitis Austraalia Openi alles 2009. aastal. Mis selle turniiri juures on sellist, mis Nadalile ei sobi, miks see paus nii pikk on olnud? Ma arvan, et üks põhjus, see on küll spekulatsioon, aga üks põhjus võib olla see, et kuna see on hooaja esimene turniir ja Nadal üldiselt vajab nagu hooaja alguses enda käima tõmbamiseks aega, et tal on vaja enesekindluse saavutamiseks matše ja võib-olla rohkem isegi kui mõnel teisel, et ta on selline, kas nüüd ei saa ju öelda, et aeglane starti on, aga ta vajab nii-öelda võib-olla hooaja alguses tal on raskem kui teistel, et selle tõttu, et see turniir on kohe hooaja esimene turniir praktiliselt. Et see on üks põhjus ja võimalik, et ta tihtipeale, kui hooaeg lõpeb, siis tal võib olla ka hooaegade lõpus kuna hooajad on rasked on tavaliselt ja siis tekivad võib-olla vigastused ja probleemid, et ei saa iga uue hooaja alguses nii hästi käima ennast, kui tahaks. See on selline spekulatsioon. Nüüd on siis seis... lõpeta oma mõte. Mõte on võib-olla ka see, et ma ei arva, et seal mingisugune väga suur seos väljaku kattega on. Et kui vaadata, et nagu kõik, ütleme US Open, jah, nõus, et ütleme Wimbledon ja loomulikult ma ei räägi üldse French Openist, et French Open on selgelt teada, tema lemmikkate on Liiv, aga ma ei arva jah, et see katte taga nii palju on. Pigem on küsimus selles ajas hooaja alguses. Nüüd on siis seis selline, et 21, 20 ja 20 on Slami arvestus. Kuidas sul sisetunne on? Kas me jääme siia pidama või nendel meestel on veel midagi varuks? Mu isiklik arvamus on see, et jah, tänase hetkeseisuga nüüd võib öelda, et hetkeseisuga on kõigi aegade parim Nadal. Sest et mis ta tegi on see, et lisaks sellele, et tal 21 tiitlit on ta ka ainukene mängija praegu, kellel on kõiki Grand Slamme tegevmängijatest vähemalt 2. Ja me teame, kui raske Federer oli liiva peal võita, Federer on ühe korra liiva peal võitnud, nüüd sai Nadal teise Austraalias, et tal põhimõtteliselt see rivaliteet jätkub Djokovic'iga tõenäoliselt, et seal see läbi ei ole. Ja arvestas seda, mismoodi Nadal praegu mängis. Praegu tundub, et tervis peab, et millise motivatsiooniga ta läheb peale järgnevale hooajale, kui palju nüüd tuleb ka varsti kevadel liivaturniire ja varsti tuleb French Open, et miks mitte võita see 14. tiitel seal. Nii et Nadalil ei ole välistatud ka minna 22. tiitli peale. Sealt edasi on raskem juba prognoosida, aga Novaki puhul me ei tea ju, kui palju ta peale saab nüüd järgmistele Grand Slamidele, et ta on kindlasti peamine esikoha soosik ka järgmistel Grand Slamidel, lisaks võib-olla kõrvale paneme Medvedjevi raudselt ja tulevad ka teised mängijad tagant. Nii et Federeri puhul on raske arvata, et ta enam Grand Slamidel väga kõrgesse konkurentsi sekkub. No raske uskuda. Wimbledon võiks ju olla see, aga ma sain aru ka, et ta vist sellel aastal Wimbledonil ei osalegi üldse. On teatanud vist oma mitteosalemisest ja siis nagu ei jää enam väga palju variante Federerit sellele 20 lisada. Ma muretsen sellepärast, et kui peaks jääma nüüd seis selline, et Nadal edestab Djokovic'i, ütleme, et mõlemad võidavad veel 1,2 ühe tiitliga, et kuidas me ajaloos peaksime seda tänast võitu, mis tärniga me siin peaksime seda tähistama, et tavaliselt on mehed puudu siis, kui nad on vigastatud, aga Djokovic oli puudu sellepärast, et tal ei olnud süsti õlas. Et palju see jääb Nadali triumfi võib-olla varjutama või kummitama? Ma arvan, et see on võib-olla pigem nii, et ta hetkel kindlasti kummitab mingil määral pisut, nagu ütleme, mitte küll teda ennast nii palju, ma arvan, aga hetkeseisuga ikkagi ta võitis finaali arvatavalt ikkagi maailma parimat mängija, Daniil Medvedjevi. Medvedjev on viimase Grand Slami võitja, US Openi võitja, võitis finaalis Djokovic'i maailma, küll jah,
ütleme teine reket, aga reaalselt hetkel maailma parim mängija minu arvates. Ja selles mõttes nagu justkui kõik hästi, aga teistpidi muidugi nõus, et seal väike tärnike justkui on selles mõttes hetkel juures. Ma kujutan ette, muidugi tulevikus keegi seda ei küsi enam. Et kui vaadatakse annaalidest, loetakse palju kellelgi slämme on ja hiljem, ütleme 5 või 10 aasta pärast, ma arvan, võib-olla see ei ole enam faktor. Ja ma loodan väga, et see hooaeg ei lähe nüüd niimoodi, et Djokovicil jääb veel mõni slämm selle pärast mängimata. Et väga kahju oleks, kui tal jääb sel aastal, ma ei tea, 2 või 3 slämmi puhtalt selle pärast mängimata, et ta on vaktsineerimata ja ta ei lasta peale või tegelikult sellest on väga kahju sellisel juhul. Vaadates seda tänast, mis siin toimus Medvedevi pilgu läbi, et ma ei julge selle fakti eest nüüd pead anda, aga ma lugesin kuskilt, et kas üle pika aja pole keegi suutnud pärast oma esimest slämmi võitu kohe järgmist võita või pole seda suutnud mitte kunagi. Miks? Jah, see statistika vist äkki, kui ma ei eksi, on alates sellest nii-öelda Open Air ajast avatud, siis see on alates siis 60ndate lõpust, 69 vist hakkas Open Air. Sellest ajast alates justkui, kes esimese Grand Slami võidab, ei ole suutnud meestest siis kohe teist Grand Slami nii-öelda juurde võita kohe järgmise turniiriga. Et jah, vist pole seda juhtunud, jah. Ja ei suutnud ka Medvedev, et miks see nii on, miks sa arvad? Eks seal on mitu põhjust, et niimoodi on raske konkreetset vastust anda, aga võib-olla üks põhjus on ka see, et kui sa tuled nii-öelda uue mehena peale, uue tegijana peale, siis on ikka teatud uudsuse faktor on sees, et sind ju ei tunta nii võib-olla Grand Slami mõistes. Ma ei tea, samas muidugi ju Medvedev on ju tuuri peal pikalt ju mänginud, et selles mõttes nagu seda faktorit võib-olla ei ole ka õige tuua, aga võib-olla ikkagi see siis võib-olla rohkem see, et kuidas selle pingega toime tulla selle nii-öelda favoriidikoormaga, et kui sa oled just võitnud noorena, suhteliselt noorena, Medvedev on küll juba kogenud mängija, aga pigem see Grand Slami võitjana peale minek, et selle koormaga toime tulek on tõenäoliselt nii raske, et kui me võtame kas või Naomi Osaka ju sai hakkama sellise trikiga, minu teada vist, kas tema mitte ei võitnud 2 Grand Slami järjest, see on naiste poole peal. Yeah. Ta on ka kurtnud väga palju ka ju selle üle, kui raske mentaalselt tal on, kui keerulised ajad tal olid ja kui raske oli kogu selle tähelepanu ja pingega toime tulla. Nii et võib-olla see on üks põhjus. Jah, Osaka 2018 US Open ja siis kohe Australian Open otsa, jah? Jah, et naistest on seda juhtunud, jah, nüüd Osaka näide, aga see ongi võib-olla selles mõttes hea näide, et mis probleemid tal pärast seda järgnesid, et tal ikkagi oli väga rasked ajad, nii et ju see kogu see tähelepanu ja see pinge, mis sellega kaasneb, on niivõrd suur ja võtame selle sama Raducanu näite. Raducanu võitis US Openi tohutu üllatuseks ja ka tema finaalivastane Fernandes pärast seda suurt edu nad ei ole nüüd väga suuri tulemusi saavutanud. Mitte, et nad kehvasti mängiks pärast seda, aga ilmselgelt päris sellel tasemel pole nüüd jätkanud. Et see võtab aega, et või toime tulla uudse olukorraga. Samamoodi meil on ju ka neti näide, kui raske tegelikult on peale väga-väga edukat hooaja lõppu, nagu ka Dmitri Tursunov ütles. Et ei tasu arvata, et nüüd hakkab kõik nii hästi minema kohe, et see nii kerge on. Lihtsalt see uudse olukorraga toime tulek on väga-väga keeruline. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Räägime natukene ka eilsest finaalist. Ashley Barty võitis esimest korda Australian Openi ja kokku oma 3. slammi tiitli. No ma pean tunnistama seda finaali paari nähes, kuidas see välja joonistus lõpuks see tabel, et ma olin natukene pettunud, minu jaoks oli see natukene igav vastasseis. Ma ei näinud mingi nurga alt, kuidas Danielle Collins võiks saada sellises vormis Ashley Bartist jagu ja minu jaoks oli see teise seti kiiresse lõppmängu minek juba iseenesest suur üllatus. Lõpuks siis võidunumbrid 6-3, 7-6 ja kiire lõppmäng 7-2. Mis sina selle vastasseisu kohta ütled? Oli seal ainest mänguks või mitte? Ja ma ise eeldasin ka enne finaali, et see mäng tuleb pigem 2 setis ja pigem suhteliselt kindlalt Bartile ja tegelikult see mäng läks selles suunas ka. Kuigi
üldse, mis partit puudutab, siis see on täiesti uus tase naiste tennises, et ta mängib ju tegelikult täielikult tavalist, ebatraditsioonilist tennist, naiste tennises, ütleme, see on nagu rohkem nagu meeste tennis, ütleme nii siis. Et kõik see, mismoodi ta servib, mismoodi tema lööb kick-servi, mida enamus naisi ei suuda lüüa, mismoodi see pall põrkab seal servil, mismoodi ta kasutab lõigatud tagakätt, kui efektiivselt ta seda kasutab, mismoodi ta ehitab punkte üles läbi selle lõigatud löögi, mismoodi ta jookseb ümber eeskäe poolele, nii nagu enamik mehi mängivad ja mismoodi ta topspin lööke kasutab ja slaisse vaheldab omavahel. Kõik see variatiivsus, kõik see võrgumängu oskus nagu mängu lugeda, reaalselt mängida seda mängu, mitte lihtsalt lööke teha, vaid see on lihtsalt uskumatu, et ta on lihtsalt oma mängulistelt oskustelt ja arusaamalt, tennisealaselt intelligentsilt lihtsalt teistest nii palju ees praegu. Et lihtsalt see hea näide, mis seal teises setis toimus, et kui ta oli 6-3 esimese võitnud ja ta oli teises, näha oli, et tekkis ikka ebakindluse hetk tal, ta ei saanud päris hästi eeskäe tunnetust kätte, tal oli ikkagi ilmselgelt oli, ma arvan, teatud määral vaimselt tohutu surve peale, et kogu see ootus, et 44 aastat polnud austraallane võitnud kodu Grand Slami, kõik teadsid, ootasid, rääkisid sellest, et tema võidab. Ma arvan, see pinge oli nii tohutu lihtsalt, et kuskil mingi hetk pidi mingi väike tagasilöök tekkima ja loogiline, et see tekib seal finaali teises setis, kui sul juba on nagu nii-öelda viimased astmed teha, eks. Ja siis toimus väike tagasilöök, aga see minu arust näitaski kõige selgemalt tema hetkelist üleolekut, kui ta oli 5-1 taha jäänud ja siis ta nagu kogus ennast uuesti. Ühesõnaga nii-öelda tegi restardi, vabanes teatud määral pingest ja hakkas seda sama oma mängu jälle mängima, mis on talle nagu, mida ta on mänginud siin juba mõnda aega selle aasta alguses. Et siis oli näha, milline reserv tal sees on, et ta sealt 1-5 kaotusseisust tuli nagu väga kiiresti järgi tagasi, tuli mängu sisse uuesti ja põhimõtteliselt ikkagi vormistas selle mängu. Ja see on uskumatu ju näide, et hoida oma servi 63 servi geimi järjest naiste tennises. Tähendab, arvestades seda, et üldiselt naiste mängus naised tõrjuvad reeglina küllaltki hästi. Jah, see on ebatraditsiooniline serv ja selle tõttu ongi raske murda seda servi. Ja 63 servigeimi järjest oli vist, kui ma eksi, 9 matši järjest hoidis servi. Alles veerandfinaalis Anissimo vastu kaotas ta 1 servigeimi ja siis kaotas veel finaalis järjest 2 servigeimi, kui ma ei eksi. Nii et see räägib kõik nagu tema. Plus see, milline ta on milline on inimtüübilt, ta on selline tagasihoidlik, tal on oma tiim aastaid juba, ta on selline, ta on nagu öeldakse, ta on selline, talle meeldib öelda, et ma olen mina ise. Ta on lihtne tüdruk, intelligentne, ütleme nii, et super, jällegi tennisesaadik, super tennisesaadik. Nendele juttudele, et naiste tennises ei ole praegu ühte kindlat valitsejat, võime vist kriipsu peale tõmmata? Nüüd küll? Praegu hetkeseisuga tundub küll, jah, et hetkel ei ole välistatud, et parti võib minna sellel hooajal, kui ta tervis korras on, võib minna täitsa 4 slam'i peale. Tõenäoliselt Wimbledon on talle väga sobiv tema mängustiilile, US Open samamoodi. Miks mitte Liiv? Jah, võiks ju arvata, et Liiv sobib talle ka väga hästi, nii et võib-olla Liiv on väike küsimärk French Open mingil määral, see on ainukene turniir, aga väga reaalne on võita kõik 40 slam'i. Kas me nägime 28-aastase Danielle Collinsi karjääri tipphetke või näed sa, et tal oleks võimalus veel mõni slam võtta? Ma arvan küll, et Collins on võimeline tulema uuesti. Collins mängib sellist suhteliselt traditsioonilist naiste tennist, et võtab palli hästi vara, vastu tõusult, mängib väga agressiivselt servi tõrjel, igal võimalusel üritab oma tempot peale suruda, mängib hästi kiiret, ründavat tagajoone tennist. Selles mõttes, miks mitte? Et ega nüüd selliseid mängijaid nagu Parti on üks ja ainukene ja valdav osa ikkagi mängijaid mängib, valdav enamus mängib siis rohkem sellist tennist nagu Collins ja ega Partilgi on olnud tõuse ja mõõnasid, nii et selles mõttes Collins tõusis esimest korda esikümnesse, ta pole varem esikümnes olnud
väga kõva võitleja, suurepärane võitleja, meeletu tahtejõuga oli näha, kus on mängijal on tohutu sisemine tugevus, sisemine jõud, selline võitleja hing on sees, et vaimselt väga tugev mängija. Minu teada USA ülikooli meister, kas äkki 3 aastat järjest või ta oli, ühesõnaga tegi ka omalaadse rekordi sellise USA ülikooli tennises, nii et väga tugev karakter igal juhul. Väga tugev mängija karakter, nii et kindlasti tal on miks mitte väga hea päev. Ja kindlasti väga julgustav ka kõikidele neile, kes valivad USA ülikooli tee, et näidata, et kui sa lähed USA ülikooli, siis ei ole su karjäär veel sugugi nagu lõppenud, nagu enamasti kipub olema, et on võimalik ka sealt tulla ja teha selline professionaalne vägev karjäär. No meil Eestis ongi jah niimoodi, et see ülikooli teema on aktuaalne teema, et läbi aegade on ju väga paljud noortennisistid läinud vanuses 18-19 USA ülikooli ja kes valib siis selle profitennise karjääri ja kes valib siis tee läbi USA ülikooli. Et see on nagu väga hea väljund noortel tennisistidel, see on super, et meil noortel selline väljund on olemas. Lihtsalt selle järgi nagu otsustada, et kas ülikooli tennisest on tee profitennisesse või mitte, ma ütlen, et selleks meil see statistika, öeldakse ju kogu aeg, et meil tuuakse see näide, et mis meil ikka seal, et kõik, kes USA ülikooli lähevad, et neid ju keegi pärast profitennisesse ei lähe enam, et see päriselt nii ei ole, selles mõttes, et see arv, mille järgi me statistikat teeme, ei ole piisavalt suur, ma arvan, et maailma mõistus on need tuhanded ja tuhanded mängijad ja selle statistika järgi võib nagu midagi öelda, aga meil ju nende aastakümnete jooksul mängijate arv kokkuvõttes ei ole nii suur. Et kindlasti on võimalik läbi ülikooli tennise minna profitennisesse. Küll meil neid näiteid Eesti tennises hetkel ei ole. Aga ütleme, meil on üleüldse väga vähe mängijaid, kes üleüldse on jõudnud sinna top 100-sse, et selles suhtes seal me ei saa mingist statistikast nagu tegelikult rääkida. Ja räägime lõpetuseks Kaia Kanepist ka. Meie viimases matšpallisaates rääkisime siis Arina Sabalenka võitmisest, aga veerandfinaal Iga Swiatekiga meil veel läbi võtmata, kaotas siis Kaia selle 6-4, 6-7, 3-6 ja nii lähedal polnud ta oma suure slammi poolfinaalile olnud alates sellest ajast, kui ta Petra Kvitovaga Wimbledonis selle eepilise matši 5 matšpalli pealt kaotas. No mis sa selle matši kohta ütled, mille poolest Swiatek tol varahommikul meie aja järgi parem oli? Ütleme, nüüd on nii palju emotsioone ja mänge vahepeal peale tulnud juba, et raske on kõike meenutada, aga nii palju, kui ma vaatasin seda mängu otsast lõpuni ja tegelikult jah, see oli Kaia poolt kokkuvõttes ikkagi hea mäng, väga võitluslik mäng, mis mulle meeldis, ma tooks nagu selle välja, mis nagu kõrvalt silma torkas, on ikkagi see, kui hea füüsilises konditsioonis Kaia on. Et jah, loomulikult ta oma stiililt ju pole kaitsemängija, me teame seda väga hästi, ta on ikkagi ründav tagajoone mängija ja tema stiil on ikkagi, tema mäng on tagajoonel oma tempo peale suurde vastasele, aga ta oli sunnitud, kuna Swiatek on selline, nagu öeldakse, üleväljaku mängija, kes võib nagu põhimõtteliselt valdab kõiki elemente, ta võib kaitsta, rünnata, võib-olla ainukene element, mis tal veidike kõikuv on, kohati on serv, aga väga osav mängija, mängib paarismängu väga hästi varieerib mängu, et Kaia jaoks tegelikult ebamugav vastane. Et Kaiale sobiks selline vastane, kes võib-olla ei ole nii mitmekülgne, ei ole nii tugev kaitses, on ka lööja tüüpi rohkem ja võib-olla natuke ühekülgsem. Ja selles suhtes oli ta Kaial ülesanne raske, mõlemad alustasid minu arvates kergelt närviliselt, Swiatek võib-olla isegi närvilisemalt seda mängu ja vähehaaval nagu tõmbas ennast käima. Ja Kaial olid omad võimalused seal kindlasti selles mõttes, et taktikaliselt võib-olla ma ütleks, et tegelikult suhteliselt hea mäng, et Kaialt ka ta suutis ikkagi teatud määral ka Swiateki seda eeskäe poolt survestada ja seda oleks võinud isegi kohati rohkem teha. Ja kuskil jah, võis olla ka, nii nagu Kaia ise ütles, et jah, see füüsiline pool hakkas mingit rolli mängima lõpus, et ikkagi kui mäng läks ju üle 3 tunniseks ja see, mismoodi see otsustav sett seal kujunes, seal oma osa oli loomulikult juba väsimusel. Väsimus oli jalgades, ei saanud nii hästi löögiasendeid kätte, et mängida võib-olla täpsemini ja stabiilsemalt, aga jah, tundus, et natukene võib-olla jäi sellest usust puudu mingitel hetkedel, kus oli võib-olla vaja veel natukene ekstra käik sisse lükata ja tundub, et siis oleks võinud see mäng ära tulla. Sest
kumbki polnud omavahel mänginud ennem, mulle tundus, et Jaceki jaoks oli ka Kaia selline tundmatu vastane, ta oli ebakindel, temas ei olnud sellist tavapärast kindlust, nagu mida me oleme siin mõnedes teistes mängudes näinud, et ta oli suhteliselt ebalev, tegi topeltvigu, minu teada ühesõnaga kõige rohkem topeltvigu ühes mängus karjääri jooksul tegi ta selles mängus, kas 12 või palju tal neid oli seal. Et see oli koht, see oli tegelikult see koht, nagu, see oli nagu võetav mäng, nagu, et mitte, öeldakse teinekord mäng kandiku peal, päris nii ei saa öelda, aga see oli täiesti laual oli see mäng, võetav mäng. Et natukene ei puudu, väga vähe. Kaia on nüüd 7 korda jäänud pidama veerandfinaalis. Kahjuks seda statistikat ei ole väga lihtne ilmselt üles leida, et palju on üldse neid mängijaid, kes on jõudnud 7 korda Slami veerandfinaali ja mitte kordagi kaugemale. Ma arvan, et Kaia on seal esirinnas. No keegi rääkis Kanepi Slamist kuskil, ma lugesin selle kohta, et see Kanepi Slam on see, kui sa oled igal Grand Slamil jõudnud asetamata mängijana vähemalt korra veerandfinaali. Ja ma saan aru, 2 Slamil on jõudnud qualifierina lausa veerandfinaali, mis on uskumatu saavutus selles mõttes, et see on ka väga raske saavutus. Ja ühel 49. rankinguga ja nüüd siis 115. vist, kui ma ei eksi, nii et ei, see on saavutus oma ette vaieldamatult, et tehke järele, ma tahaks näha, et ei tasu seda saavutust tuleb väga kõrgelt hinnata ja täna me oleme ära hellitatud lihtsalt sellega, et meil on 2 nii kõrgel tasemel mängijat, üks on hetkel täitsa top 10 mängija ja teine on, et kui ühele ei õnnestu turniir, siis tuleb teine kohe ja teeb super tulemuse, et me elame unikaalsel ajastul praegu lihtsalt, et see 10 aasta pärast võib pilt hoopis teine olla. Aga rääkides konkreetsemalt Kaiast, siis mida see ikkagi näitab, kas Kaia mäng on natukene üksluine selle jaoks, et teha need otsustavad 3 viimast sammu või on ka sellise mänguga võimalik slam võita? Ma arvan, et on võimalik sellise mänguga slam võita. Mina usun sellesse kindlalt, et sellise mänguga nagu Kaia, ütleme, Kaial on olemas mängus need elemendid, kõik need nii-öelda arsenal, mida kasutada, on tal kõik olemas, et Grand Slam võita, minu hinnangul. Et pigem, see karjäär on tal kujunenud nii, nagu ta on kujunenud, erinevad, igal tippmängijal on erinevad probleemid karjääri jooksul olnud ja erinevad, nagu öeldakse, üles-alla liikumised ja mingid asjad võib-olla on tema karjääri nii palju mõjutanud, et ta pole saanud ikkagi seda, ta pole seda täit enesekindlust oma mängus kunagi lõpuni suutnud saavutada, et ta nagu terve turniiri oleks suutnud kokku panna. Ütleme, me ju teame, et ta üksikutes Grand Slami mängudes on ju super esitusi teinud. Ta pole lihtsalt suutnud paraku seda sellist enesekindlat, aktiivset oma mängu panna kokku terve turniiri jooksul kahjuks. Ma mõtlen Grand Slami jooksul, ta on ju VTA turniire võitnud. Aga Grand Slami jooksul, Grand Slam on Grand Slam ja sellepärast, et Grand Slami võitjaid nii vähe ongi kokku. Et see on, nagu Kaia ütles väga õigesti seal ka pressikonverentsil, et tema jaoks nagu seal ei ole suurt vahet, kas see nüüd oli veerandfinaal või poolfinaal või isegi võib-olla finaal, sest finaalis, kes tahab finaalis kaotada, eks. et seal on vahe, et kui ta oleks võitja, et see on teine teema, et kas siis veerandfinaal või poolfinaal või finaal, et vahet pole, aga võit see on hoopis teine level, hoopis teine tasem. Et see, minu arust, mul jäi ka see lause kõrva, et mulle tundub, et meie väärtustame seda poolfinaali jõudmist, seda verstaposti, mida me pole veel kätte saanud, võib-olla isegi rohkem kui Kaia ise. Võib-olla, aga teistpidi jällegi, eks see ongi step by step ju nagu alati, ma kujutan ette, jõuad poolfinaali, siis võib-olla finaali, teinekord mõni võtab kohe esimesel katsel ära, nii nagu Raducanu võttis, aga see on kõik nii, et seda teab Kaia ise loomulikult, et see on sellisel kõrgel tasemel, mõtlen meil Eestis ka ju tegelikult neid mängijaid on niivõrd vähe ja kui me räägime kas või neid spetsialiste või treenereid, kes üldse suudaks sellel tasemel nagu aru saada, mis faktorid seal rolli mängivad, et me võime siin spekuleerida, aga tegelikkuses see on väga-väga kõrge tase, paljusid nüansse ei pruugi tabadagi lõpuni. Nii on. Pinnas on vist üsna soodne, et oodata sel aastal Kaialt veel suuri tegusid, sest mäletad sa viimati mõnda sellist nii pikaks läinud turniiri, kus Kaial pole küljes mitte ühtegi teipi, välja arvatud, ma ei tea, 4 sõrm ühel käel? Jah, ega viimasest ajast küll ei tule meelde, viimased võib-olla juba ei tea mitu aastat, et see on hea märk,
ja Kaia käest ju ka vist küsiti ja Kaia rääkis, mis puudutab tema karjääri jätkamist, siis ju ta andis ikkagi selgesõnaliselt ju teada, et aga miks mitte jätkata, kui selline turniir ju andis talle lõpuks enesekindlasti juurde kõvasti, nii et ta on ju võimeline nii kõrgel tasemel mängima ja kui tervis on korras, ja me teame, tennises makstakse häid rahasid ka, aga miks mitte ja kui meeldib ja motivatsioon on üleval, andku tuld nii kaua, kuni tervist on, absoluutselt. See on ju super, meid kõiki rõõmustada siin selliste tulemustega veel, kes teab, võib-olla hooaeg 2 veel on ju, kõik siis, mis iganes turniiridel, VTA turniiridel, Grand Slamidel, et mida kauem Kaia ja Anett jätkavad selles asemel, seda suurem rõõm kõikidele kaasaelajatele, et see on puhas nauding. Aga selline oli siis Australian Open 2022 järgmise Slami turniirini on natukene aega nüüd. French Open algab alles 22. mail, aga vahepeal on kindlasti erinevad väiksemaid turniire, mida jälgida kindlasti ka teiste Eesti mängijate käekäiku. Elena Malõgina pääses alles poolfinaali Inglismaal ITF-i turniiril ja kindlasti põnev vaadata, mida teeb Mark Lajal, kuhu tema mängima läheb ja kaugel ta jõuab. Aitäh, Rett, et meiega selle põneva seikluse kaasa tegid ja järgmise korrani. Suured tänud ja tänud kutsuma. Aitäh ka kuulajatele ja kõik head. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.